Rutt Kaasiku päästetud kassidele korraldati massimõrv. Rutt leidis endale paar aastat tagasi elupaiga Keila lähedal ühes pooleks jagatud eramajas. Ta läks sinna koos 4 kassiga. Tallinnas Tartu maanteel, kus naine mõnda aega elas, tulid kassid tema ukse taha kraapima. Siis tuli välja, et majas on tulekahju. Naine päästis end voodilina pidi aknast alla ronides ja kutsus tuletõrje. Kassid ronisid aga suitsu eest pööningule ja jäid samuti ellu. Siis ma käisin neid söötmas ja siis võtsin nad endale kaasa. Ma ei saanud elupäästjaid ometigi maha jätta, aga elupäästjad nad tegelikult olid. Nendele 4 kassile lisaks võttis naine tänavalt veel mõned kassid juurde. Nüüd aga on tundmatu inimene tapnud kõik tema passid. Neid, keda kahtlustada, on naise arvates mitu. Naaber on otse välja öelnud, et tahab teda majast välja süüa. Rutt oli nimelt naabrimehele peale sattunud, kui too oma koera ise hukata tahtis. Maja ümber käib mõnda aega pärimisjagelus ja asjast huvitatuile jääb üüriliseks olev naine ette. Samas ei saa naine siiski kellelegi näpuga näidata ja viimasena eile surnud kassi lahkamine peaks mõnele küsimusele ehk vastused andma. Kui meil koolivägivald, alkoholism, julmus, sadism, hoolimatus levivad ja kui peetakse nõrkuseks halastust, armastust, kaastunnet, siis on see tunnus väga nõrgast ühiskonnast ja nõrkadest inimestest. Hoopis kummalised lood on juba paar aastat toimunud Mustamäel. Nii hulguvad kassid kui kodukassid on saanud käpavigastusi, mida on raske teisiti tõlgendada kui küünisraudadesse sattumist. Möödunud reede õhtul leidsime oma kassi siin üle aia territooriumil. Tagumine parem käpp oli murdud ja pea peale oli näha, et kass oli veel löödud midagi. Lasnamäel pidas hulkuvatele kassidele jahti aga hoopis isemoodi mees. Korteriühistu olevat ta kohale kutsunud ja lubanud iga püütud kassi pealt 200 krooni. Helvet Andre helistas kohe Tallinna loomade hoiupaika, ent sealt ei olnud kedagi välja kutsutud. Oli üks noormees spetsiaalse püüdmispuuriga. Ma isiklikult nägin ja üks teine naisterahvas ka. Meil oli üks poeginud kass siin, just tahtsime ära viia. Panime ta spetsiaalsesse kasti ja vaatasime siis siit tänavalt, et midagi nagu karjuti, et ei tohi toita ja midagi sellist ma täpselt ei kuulnud. Ühesõnaga ühistu esimees siis, kelle ta välja kutsus, kes see inimene oli, aga igatahes mitte ei olnud ta Viljandi sellest maantee varjupaigast. Midagi ilmselt tuleb teha, sest julmus võtab igal pool sedavõrd maad, et Albert Schweitzeri filosoofia aukartus elu ees on kadumas. Me elame praegu antud momendil, niisugusel ajal, kus meie vabariigis üks seadus absoluutselt ei kehti. Ja nüüd tulebki välja mõtelda, kuidas see seadus tuleb kehtima panna, kuidas oleks riigile kõige odavam, kuidas oleks kodanikele kõige parem niimoodi, et kõik osapooled jääksid rahule, nii loomavihkajad kui ka need inimesed, kes neid armastavad. Tõesti, kui loomakaitseseadus ei toimi, ehk seda rikutakse massiliselt, võib tekkida mõte, kas sellist seadust on vaja. Sama aga võib juba küsida siis ka liiklusseaduse või iga muu seaduse kohta.